Tere! Meil on väga hea meel teid tervitada siin meie ERSO kontserdil Floridas. Kuidas ERSO mäng tundub niimoodi publiku seast vaadatuna, mitte dirigendi puldist, nii nagu te võib-olla rohkem harjunud olete ERSOga? No ERSO on mulle südamelähedane kollektiiv alati olnud. Nii palju, kui ma olen teadnud seda orkestrit. Ja seda vist niisugust olukorda ja seda rõõmutunnet, mis ma praegu tunnen, ei saa ju päris sõnadega kirjeldada. Seepärast, et niisugune muusikakollektiiv, mis on Eesti võib-olla kõige tähtsam muusikakollektiiv, mis on Eesti muusikat viinud maailma täitsa eos saadik algusest peale ja kus orkester alustas oma raadiotegevust 3 mehena Eesti raadios, on välja kujunenud selline maailma kollektiiv, et on lõpuks jõudnud Ameerikasse. Ja see vist üks tavaline Eesti elanik ja Eesti inimene ei saa päris aru, mis siin toimub. Sellepärast, et seda on raske kirjeldada. Selle asja juures peab olema. Ja mul on õnn selle asja juures olla. Sellepärast mul on ilmus hea meel, et niisugune kollektiiv on jõudnud maailma tasemeni. Juba esimene saavutus on see, et Ameerika kõige suurema muusikaauhinna saaja Grammy Award, mida ERSO sai hiljaaegu. Ja nüüd on ta ise siin. Ja turnee on niivõrd hästi koostatud. Ma olen lugenud kommentaare, mis turnee see siis ikka ühtegi korralikku kohta ei ole. Lollus, see on rumalus, seda keegi oskab öelda ainult niisugune kolka inimene, kes mitte midagi ei tea. Näiteks tänane kontsert, Gravis Centrumis Palm Beachis. Ja kõik need kontserdid, mis on planeeritud, need on niivõrd hästi planeeritud, need ei ole võib-olla jah tõesti mõnele inimesel tuntud. Aga see osavõtt ja see rahva huvi, mis selle asja juures on, see on ka uskumatu, sest saal on täis rahvast ja vastuvõtt missugune. Ja mängitakse Eesti teoseid, mängitakse Pärti, mängitakse Ellerit ja mängitakse muidugi meie suurt naabrit Sibeliust, mis ei ole midagi katki sellest asjast. Ja teist suurt naabrit Vene. Mis on kõige huvitavam on see, et patriootlikkuse moment on selle asja juures. Patriootlikkuse moment pole midagi pärast. Moment on see, et Elleri Kodumine viis on üks nagu Eesti hümn teataval määral. Meile kõigi eestlasel on niivõrd südamelähedane asi. Aga siis, kui ma kuulasin Sibeliuse Finlandiat, teate, Sibeliuse Finlandia oli kirjutatud Soomes vabaduse niisuguse kuidagi Soome oli ju tsaari valitsuse all ja tsaari valitsuse all ei tohtinud midagi niisugust demonstratiivset olla. Ja Sibelius kirjutas Finlandia, et kuidas võib niisuguse teose kirjutada, seda ei tohi lasta mängida, sest see tekitab rahvas patriotismi tunde ja see ei ole hea. Ja siis nimetati see tsaari poolt või selle tsaari esindaja poolt ümber ja üldiselt Sibeliuse poolt ise ka, ta pidi seda tegema preluudium. Kanti ette seda ja rahvas teadis ikka, et see on Finlandia. See oli see Finlandia. Aga mis kõige huvitav, kui Tauno Hannikainen käis Tallinnas seda juhatamas nõukogude ajal, siis oli niisugune tunne, et nüüd Estonias midagi juhtub hirmsalt, sest tema lisapalaks mängis Sibeliuse Finlandia ja see oli sel ajal, kui ei tohtinud midagi niisugust rahvuslikku väga eriti alla kriipsutada. Nõukogude ajal rahvas oleks hulluks saalis ja see oli midagi elevusel. Täna õhtu kuulasime neid 2 patriootlikku teost, üks Soome poolt, üks Eesti poolt. Aga see oli kõik nii ridade vahel, kui selle lugedes mina tean seda, et see rahvas muidugi teab. Ja see muidugi Sibeliuse vägev teine sümfoonia ja muidugi väga hea klaverikunstnik ja mängis Rahmaninov Vene klaverikontserti suurepäraselt. Tehti suurt muusikat ja
mul oli hea istuda saalis, olles ka kuidagimoodi väga lähedane sellele kollektiivile, kellega ma olen töötanud aastaid ja aastaid juba alates 1960. Ja nüüd, mis veel tahaks ära märkida, et me siin organiseerisime toreda vastuvõttu Florida eestlased ja me praegult oleme siin ilus õhtu, päike on, soe ilm, 80 kraadi. See Eestis tuleb välja niimoodi, et mulle eile keegi selgitas, palju see siis ikka Eesti kõdelate järgi on. Tuleb 30 võtta, liita veel 30 juures on 60 ja miinus 20 või miinus 30. Ja umbes 20 või 25 Celsius plussi. Meil on soe, tore ilm. Ja ilus õhtu istume siin, sööme ja joome ja tuletame toredaid aegu meelde ja soovime head reisu tervele kollektiivile, sest suur töö on veel ees. Seda on ikka väga raske, sest niisugust turneed pole orkestri olnud. On 18 kontserti iga päev järjest. Väikeste vaheaegadega, ütleme, päev siin, päev seal. Orkester on harjunud tegema esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva, nelja proovi ja siis on õhtu kontserdis saad koju. Ja siis järgmine nädal jälle sama. Iga õhtu peab mängima nii, see on tohutu vastutus. Pillimehed peavad võtma ennast kokku ja andma oma parima 18 korda ja 18 õhtut järjest. Sellega peab harjutama. Selleks tuldigi Ameerikasse, et hakata harjutama seda asja, et järgmine kord teha juba paremini. Et inimesed teavad, et see ei ole mitte meelakkumine, et see on ikkagi mitte ainult töö, aga see on ka mõnu. Sest muusika tegemine tegelikult peab nägema välja, et see on mõnu. Sest järgmine publik järgmises saalis ei tea, et meil on 18 kontserti. Nemad tulevad tänasele kontserdile ja see peab olema hea kontsert. Nii et selles suhtes on tore näha, et inimesed on õnnelikud ja et nad sattusid just talve ajal, kus praegu Eestis on veel lumi ja ma ei tea, külm aeg, ilusas soojas temperatuuris teha head muusika. Sellest, kuidas dirigeeritakse, kuidas mängitakse ja publika igal pool enam on ühesugune. Eesti publikum peab ütlema natuke liiga tagasihoidlik ja nendel on vaja natukene rohkem mängida häid kontserte ja õpetada neid natukene mitte oma kätel istuma, aga tõesti plaksutama, kui nad vaimustuses on. Ja nad lõpuks lähevad vaimustusse, nad on niivõrd enesest väljas, aga nagu alguses nagu ei julge hästi. See nagu ei nagu käi viisakusega kokku. Käib, siin karjuvad kohe, siin on kohe vaimustuses rahvas. Siin kasutavad plaksutamist ja häält ja oma vaimustust ükskõik siis millise vahenditega. Seda me veel Eestis tuleks õpetada. Sest Eesti on võib-olla Põhjamaa ja natuke aeglasem ja mõtlev ja see plaksutamine ei näe palju soliidne asi välja. Mis sa lööd kahte kätte kokku niisama? Ameerika on suur maa, tohutu suur maa ja seal on palju saale ja igal neil oma prioriteet, kuhu nad lähevad, mida nad teevad. Palm Beach on niisugune koht, kus puhatakse põhiliselt. Puhkusel olevad esimesed 2 head kohta on, kuhu minnakse kontserdid ja restoranid. Rohkem kohti ei ole kuhugi minna. Ja kui kontsert toimub päeval kell 2 restorani just, et see lähen, ma lähen parem kontserdi. Ja õhtul lähen restorani sööma ja maitsvõttu ütlesid. Ja siin on rahakad inimesed, aga siin on palju inimesed, kes ei tea, mis peale hakata oma rahaga ja oma seisusega. Siis tullakse ühtegi kutsutakse teineteist kontserdile ja räägitakse juttu ja see on ikka sotsiaalne läbikäimine inimestega, et saavad inimesed kokku ja teine võimalus on siis, ma arvan, et siiski vajadus on inimesel kunsti järgi, kultuuri järgi ja hea muusika järgi. Sest seda kehva muusikat seda saab igal nurga peal kuulata restoranides ja lennukites ja igal pool. Seda lõpmatuseni antakse ja arvatakse, et tehakse heategu. Tegelikult tüüdatakse ilmselt moodi inimest. Siis kui midagi head tuleb, siis kuuleb Sibeliust või Ellerit või Beethovenit või Brahmsit. Tal on ikka õnnist tunne peale. See on ikka ilusad asju kirjutada.